Ma ei saaks öelda, et Iisraelimaale jõudmine oleks mulle erilist muljetavad. Ma ei olnud pettunud mitte maas ega rahvas. Aga see polnud üldse see piibli Iisraelimaa. Inimesed, keda ma nägin, olid need samad, keda ma olin näinud 15 tundi tagasi New Yorgis. Samasugune oli nende riietus, samasugune nende näoilme. Nad olid kõigiti riides nagu paganad. Nilme väljendas seda sama ruttamist, seda sama kärsitust. Ma sõitsin Tel Avivi sisse. Möödusin ühest kinost. Ning ma nägin plakatitel ehitud näitlejattarid rindu. Metsikute nägudega mehi. Revolver mõlemas käes. Siin näidati kinodes seda sama soppa, mis New Yorgis. Kui ma hiljem raamatukauplusest mööda läksin, nägin seal seda sama pahnakirjandust, mis New Yorgis. Takso viis mind hotelli ning ma oleksin võinud olla sama hästi mõnes hotellis Broadway. Me toedame oma hinge selle sama sõnnikuga, mis nemad. Me kasvatame edukalt oma tütreid hooradeks. Me anname juba välja ajakirju, kus kõikides üksikasjades kirjeldatakse, milline Hollywoodi hoor magab millise Hollywoodi Alfonsiga. Esimestel päevadel tahtsin ma üksi olla ning üksi pidada võib-olla esimest korda elu, halvet oma elu üle. Pärast üksi olemist hakkasin ma otsima tuttavaid Varssavist, sõpru ja poolsõpru Moskvast, Vilniusest, Taškendist. Mõned nendest, keda ma kohtasin, tunnistasid mulle ausalt, et olid mind juba surnuks pidanud. Ma olevat nende meelest just kui surnust üles tõusnud. Ma olin tuttunud juba ühe naisterahvaga. Ning sel ajal, kui me istusime kohvikus ja ma pakkusin talle kooki, kakaod ja likööri, Hakkas ta minuga rääkima magamistoa saladustest. Ma olin põgenenud Silja ja Liisa eest, kuid jälle olin ma ümbritsetud loendamatutest Siljatest ja Liisadest. Loendamatutest Siljatest ja Liisadest! nii tegelikest kui ka potentsiaalsetest. Ma teadsin, et kõik küllakutsed, kõik kohtumised vanade sõprade ja sõbrataridega viivad mind selle sama elu juurde, mille eest ma olin tahtnud põgeneda. Mitmed abielunaiselt olin ma saanud juba avanssi. Ning need olid valmis alustama minuga afääri. Usk, mis mu elu sügavaima kriisi ajal oli minust ärganud, hakkas jahtuma ja kustuma. Ma olin valmis juba Tel Avivi ühe või isegi kahe sõbratariga. Kas sa selleks põgenesid ühest sõnniku hunnikust, et langeda teise? Kui sina, Joosef Shapiro, pühade meeste ja õpetatud naiste järeltulija, oled valmis rikkuma 10 käsku? Mis nõudmisi saab sinul olla siis võrdsukate ja ebajumala kummardajate sugupõlvede poegade ja tütarde vastu? Mehed, kelle naistega ma olin valmis üle asja lööma, olid Hitleri režiimi ohvrid. Nad olid kaotanud oma perekonna Poolas. Nad olid Iisraelimaal uuesti abiellunud ning tahtnud alustada uut elu. Kas ma oleksin pidanud varastama neilt nende naised? Ostma nad ära raha ja kingitustega? Ma ei oleks suutnud endale andestada, kui ma oleksin sellise nurjatusega hakkama saanud. Ma oleksin olnud enda silmis nagu mõni nats. Joosef Shapiro, kuhu sa lähed? Mind täitis metsik jälestus maailma ja tsivilisatsiooni vastu, millest ma ise olin üks osa. Joosef Shapiro, kuhu sa lähed? Kui jälestus oli nii suur, et ma pidin põgenema nii kaugel kui võimalik.
metsa tulekahju eest, nagu inimene põgeneb mõrtsuka eest, kes seda taga ajab. Joosep Shapiro, kuhu sa lähed? Ma käisin mööda Jeruusalemma kitsaid tänavaid ning ma läksin Mea Shearimi. Joosep Shapiro, kuhu sa lähed? Ja jõudsime ühe hoone juurde ning avastasin, see on hassiidide palvemaja. Joosep Shapiro! Ma olin moodstalt riides. Mul ei olnud amet ega võimulokke. Sealsetele juhtidele pole ma kindlasti muud kui Iisraeli rahva häbistaja. Ent kõik oli otse vastupidi. Ma ostsin sisse ning mulle tundus, et noorus aastat ma tagasi tulnud. Juudid, nagu mu isa ja vanaisa, astusid mu juurde ja tervitasid mind. Nende silmad ütlesid, sa olid küll meist eemal, kuid sa oled juut, meie vend. Ma nägin nende silmades midagi, mida ma moodsate juutide juures ei olnud märganud. Armastust juutluse vastu, armastus juudi inimese vastu, ka siis, kui ta on patune. See polnud teeseldus armastus, see oli ehtne. Selliseid asju oskan mina läbi näha. Igaüks teeb vahet tõelise ja teeseldud armastuse vahel. Kui ma võtsin kätte raamatu, muutus õhkkond veelgi kodusemaks. Nad rääkisid minuga, nagu oleksin ma nende sugulane. Ma palvetasin koos meestega pärastlõuna ja õhtupalvuse aeg. Ja Yeshiva juhataja Reb Hahim kutsus mind endale külla. Ma sõin koos oma võõrustajaga õhtust ning küsisin, kas tal on lapsi. Reb Haim mohkas ning jutustas mulle, et tal oli mitu last, kuid alles oli ainult üks. Ta nägi välja nagu 18 aastane, kuid hiljem sain ma teada, et oli juba 24 aastat vana. Ma heitsin talle ainult ühe pilgu ning sain ühe korraga hulga asju teada. Esiteks, et naine on erakordne iludus. Mitte selline iludus, kes astub välja kosmeetikasalongist, vaid temas oli ilu ja armsust. Armastusväärsust, mida annab üksnes Jumal. Teiseks nägin ma, et ta on väärikus ja karskus ise. Lause, et silmad on hingepeegel, ei ole tühipäris sõnakõlks. Selle noore naise silmad väljendasid kõike seda, mida on juudis head. Saatus oli paisanud mind Silja, Liisa ja Priskilla juurest tagasi ehtsa juutluse allika juurde. Tagasi teele, mis viis toora ja puhtuse juurde. Viimastel aastatel olin ma näinud nii palju toorust, rikutust, häbematust ja hoorust, et ma olin juba unustanud, et on olemas ka teistsuguseid naisi. Siia Liisa ütles mulle sageli ette, et mul pole mingit lugupidamist naiste vastu. Millest oleks ma nende juures lugu? Silja arvas, et David Herbert Lawrence, Lady Shatter'i armukese autor on kõigi aegade suurim kirjanik. Liisa ütles, et ma tihti pornograafilise ajakirja. Silja ja Liisa armastasid mõlemad põnevusfilme. Kui gängsterid tulistasid, pussitasid üksteist ekraanil, siis Silja ja Liisa naersid. Siia Liisa armastasid omaare. Mina teadsin, kuidas omaare valmistatakse. Võetakse elusakaid ja visatakse keerasse vette. Need hulmad naised ei arvanud sugugi. Et elusolendid julmal viisil tapetakse. Silja ja Liisa käisid mõlemad vaatamas näidendeid, mis oli täis toorust ja rikutust. Seda kõike tehti kunsti nimel, mille alaliseks teemaks oli tapmine ja röövmine. Kõik kirjanduslikud kangelased olid mõrtsukad ja naistekünnid. Anna Kare, mina, Madame Bovary, Rass, Kolm, Nikk, Kohv, Tahes Pulva. kogu kunst on tapmine ja lõbumaja. Sugupõlvede vältel on kirjanikud ülistanud tapmist, hooramist. Ja seda kõike, sellele kõigile on nad andnud nimeks romantism, realism ja muud seesugused nimetused. Ma lootsin, et Saara istub laua äärde, kuid selles majas
sa ei söönud naised sama laua ääres, kus mehed. Iseäranes veel siis, kui lauas oli võõraid mehi. Sa olid õppinud, kuidas rääkida Siiljaga, Liisaga, Priskillaga. Kuidas räägitakse aga minuga. Sellele sa unustanud. Sa said sel õhtul heita mulle vaid ühe pilgu ning rohkem sa mind ei näinud. See oleks ju kena, kui sa tõepoolest oleksid usklik juut. Aga tegelikult pole sa muudku vabamõtleja, kes vaevleb nostalgia käes. Peagi pöördud sama ketserluse juurde tagasi ning peale selle teed õnnetuks veel tõeliselt vaga juudi tütarlapse. Sa ei pea tema juures kuigi kaua vastu. Sa tüdined temast juba 6 aja pärast või äärmisel juhul 2 kuu pärast. Ma abielun temaga ning jään tema juurde. Usud sa seda või mitte? See, kes vihkab kurja, peab uskuma headust. Ma olen näinud paljusid sinusuguseid patukahetsejaid. See pole neil muud kui ainult tuju. Nad kõik pöörduvad sinna tagasi, kus nad tulnud on. Kui ma ei saa olla juut, teen ma enesele lõppu. Need on moodsa inimese sõnad. Ma kirjutasin Siiljale kogu loo loomulikult lühidalt ja ma sain Siiljalt lahutuse. See tähendab, tema sai kohtus lahutuse ning mina saatsin talle lahutuskirja juudi usu kombe kohaselt. Siilja tema advokaat rabasid endale nii palju kui võimalik. Kui moodne inimene naise võtab, eriti Ameerikas, satub ta ussi metsa! Moodsa inimese abiellumine on üks enesetapuliike. Võiksin naeratuse eest ning naise eest, keda hulk teisi mehi on tasuta nautinud. Maksab mees mitte üksi oma vabadusega, vaid tihti ka elu ja tervisega. Tema see häbimatu naine nõuab, et teda armatatakse. Kogu südamest, kõigest hingest ja kõigest jõust. Ning tasub sellest kättemaksu ja veenisega. Kõik abielumehed on orjad ning naine on muutunud moodsa maailma ebajumalaks. Kui ma lõpuks lahutuse olin saanud, tundsin end vabana otse kooli, kes oli lõpuks vabaks lastud. Nüüd, mil sa oled vaba, ära torma uude orjusse. Nüüd on sulle kõik teed lahti. Sa oled veel võrdlemisi noor. Sa oled majanduslikult sõltumatu. Naised Tel Avivis võtaksid sind lahtisi käsi vastu. Samuti naised Londonis, Pariisis, kogu maailmas. Sa võid neid kõiki saada teatripileti eest, väljasõidu eest maale. Või isegi muidu. Nüüd on tulnud sulle aeg elada, mitte istuda palvemajas ja tuupida teksti, mille kirjutasid usufanatikud 2000 aastat tagasi. Või palvetada Jumala poole, keda pole olemas. Mul ei olnud vähematki tahtmust ega himu naiste järele Tel Avivis või Pariisis. Ma tundsin sõna otseses mõttes vastikust nende ja nende õrnuste vastu. Ma olin jõudnud astmele, kust moodne naine kõigi oma nõtsudega sarnanes mulle odava komendentiga. Isegi tema kirglikust tundus mulle olevat võlts. Seksuaalne kirglikkus tuleb hingest ning külmad hinged ei saa kirest süttida. Arvutud raamatud, mida seksi kohta kirjutatakse. Kõik filmid ja näidendid sellel teemal tõendavad ainult üht, et moodne inimene muutub üha impotentsemaks. Ta vajab üha enam ja enam kunstlikke vahendeid, et ennast erutada. Need, kes tegelevad seksiga 24 tundi ööpäevas, loevad seksist, räägivad seksist, uurivad seksi, ei suuda enam nautida seksi, kui see tõepoolest aset leiab.
kui ma olin kindlalt otsustanud, et Saarast saab minu naine, oli mu esimene mõte, et peaks temaga kurameerima hakkama. Nii nagu seda raamatutes kirjeldatakse. Ma hakkasin otsima võimalusi Saaraga kokku saada ning temaga rääkida. Kui ma olin Rebha Ivi juures ning Saara tuli sisse, hakkasin ma talle kõike heitma ning proovisin isegi komplimente teha. Nagu kõik moodsad mehed, Noored, Ja vanad, pidasin ma enda asjatundjaks, kes oskab armastust esile kutsuda. kuid peagi ma märkasin, et tavalised moodused siin ei aidanud. sa heitsid mulle pilgu, kuid ma ei vastanud sellele. sa püüdsid teha mulle komplimente, kuid mina ei teinud neist väljagi. ma sain kohe aru, et see naine mingi instinktiga teadis kõiki tänapäeva inimeste ilmalikke vigureid ning oli nende suhtes immuune. sa tahtsid mulle teeneid osutada või nõu anda. aga mina ei vajanud sinu teeneid ega nõuandeid. Ma kuulsin, kuidas sa räägid oma emaga, kuid te rääkisite ainult pottidest, lusikatest ja sabatisele majast. Vaata, sellised nad on, need vanamoelised naised. Kuivad ja puised, kel pole verd soodres. Sellisega abiellumine tähendaks jäätükiga abiellumist. Pigem on hoorad nagu jää. Joosep, selliseid naisi nagu Saara ei saa püüda pilkudega komplimentidega. Mine räägi tema isaga või palka endale kosja sobitaja. Nii on juudid sugupõlvede vältel abielusid sõlminud. puhas, rikkumata naine võib pakkuda mehele enam mõnu kui kõik rafineeritud hoorad. Kui mees mõne tänapäevase naisega magab, läheb ta õigupoolest kõigi tema armukestega voodisse. Seetõttu on tänapäeval nii palju homoseksualiste. Moodne mees magab vaimus loendamatute teiste meestega. Alaliselt tahab ta seksuaalsuse poolest silma paista, sest ta teab, et tema partner võrdleb teda teistega. Sellest tuleb ka impotentsus, mille all paljud mehed kannatavad. Nad on teinud seksist turu, kus üksteisega võisteldakse. Tänapäevane mees peab endale sisendama, et ta on vägevaim isane. Naine on samasuguses olukorras. Ta teab, et tema mehel oli ja on loendamatult hulgalt teisi naisi, kellega ta peab võistlema. Ta tahab olla parem kui nemad, ilusam kui nemad. Tänapäeva naine tahab tingimata olla kõige ilusam. Ta tahab ületada Marilyn Monroe. Moodne inimene on toonud konkurentsi sinna, kus seda ei tohiks olla. Kogu moodne elu on võidujooksude rida, kus tuleb näidata, kes on suurem, kes on pikem, kes on tugevam, kes suudab teistest kõrgemale hüpata, kes suudab palli teistest kaugemale visata. Iisraeli riigil on tarvis sõdureid, insenereid, tehnikuid, lendureid. Need hoiavad riiki elus. Nemad on päästnud hävingust järele jäänud. Tüdrukud, kes teenivad sõjaväes, on 1000 korda etemad kui see Saara, kelle sa oled välja valinud ning teised tema taolised. Tänu sellele, et ilmalikud juudid ehitavad maad üles, võitlevad, töötavad, õpivad, võivad palvemajade parasiidid ning nende naised ja lapsed harrastada oma vagadust ning kerjata. Ühe mõtte lisaksin siia veel juurde. Sa oled
see noor ja terve mees, Joosef Shapiro. sul on raha, sul on kogemusi ehituse alal. Oleks parem, kui sa aitaksid maa ülesehitamisel. Siin on ilma sinutagi küllalt neid, kes loevad salme ja pesavad endale vastu rinda. On olemas sõnu, mis müristavad mõistust. Neil nädalatel kuulsin ma tihti sääraseid sõnu. Need vapustasid ja rabasid mind nõnda, et ma olin otse kui halvatud. Alles olid sa valmis minema minu isa juurde ning ütlema, et sa tahaksid mind naiseks võtta. Ning siis olin ma valmis jätma kõik sinna paika ning sõitma Tel Avivi või isegi New Yorki. Ma ärkasin öösilt üles. Ning hakkasin ette kujutama rõõme, mis mul olid olnud naistega ning rõõme, mis mul võis veel ees seista. Lihtsalt lahtus mu viha moodsa naise vastu ning ma hakkasin nägema tema eeliseid. Tema elegantsi, tema rafineeritust, tema oskust mehele vastu tulla ja mehes himu äratada. Isegi petlikkus ja liiderlikkus ei tundunud mulle enam nii koledana. See kõik oli osa suurest seksuaalsest mängust. Igavesest draamast mehe ja naise vahel. Ma olin hämmastunud selle üle, kui kiiresti mu mõttevest äärmusest võis teise lennata. Üldiselt olin ma kaotanud väärtuse alt. See ei ole sulle, ei ole! Mr Shapiro, te olete endale habeme kasvatanud. See sobib teile. Kuidas läheb teie professoril? Bill on lihtsalt suurepärane. Ta räägib juba kenasti
kenasti heebrea keelt, aga mulle on heebrea keel sama, mis hiina keel. Õnneks räägivad siin kõik inglise keelt. Kõik inimesed ülikoolis ja isegi tänaval. Inglise keele dollaritega saab igal pool hakkama. Ja kuidas läheb sellel tõmmul naarmehel, kellega te koos Iisraeli lendasite? Te jälgisite mind, eks? Te kadusite kuhugi ning mulle anti teine koht. Kujutage ette, et ta on samuti professor või dotsent ülikoolis. Kui ta kuulis, kelle juurde ma sõidan, ei nihkunud ta enam minu kõrvalt. Tema nimi on Hans. Hans sõitis Iisraeli väikese poisina koos oma vanematega Saksamaalt. Teised muutsid oma nimesid, aga Hans mitte. Teatud mõttes on heebrea keel tema emakeel, aga Hans räägib suurepäraselt ka saksa, inglise ja prantsuse keelt. Hans on õppinud psühholoogiat, antropoloogiat ja kes teab mida veel. Hans oli ka abielus, kuid lahutas. Hansu abielus ei olnud õiget läbisaamist. Teil on ka 3-aastane tütar, aga Hans on erakordselt tark ja vaimukas. Ta teeb lihtsalt geniaalseid kalambuure. Hansul on plaanis diplomaadiks hakata. Teil on temaga vahekord, jah? Tõesti, ma olen arustena. Teisiti ei saa ma seda endale seletada. Pill on igas suhtes imeline. Hea, õrn, andunud. Lisaks on ta ka suurepärane armastaja. Kui teil ikka hõivatud. Mul on ka palju aega. Hansul on ka aega. Ta ei ole nii auahne nagu Bill. Ta on teatud mõttes playboy. Tal on korter, ning ta armastab napsitada. Ja me saame kokku. Ma tutvustasin teda Billile ning Bill ei ole armukade. Muidugi Bill ei tea, mida me teeme, aga ta sai Hansuga heaks sõbraks. Kas te pea 2 meest olete? Ei pea, aga nii on lõbus. Bill rahuldab mind täielikult, aga meeldib päeval, mil Bill on tööga hõivatud, koota Hansu. Me peame olema ettevaatlikud, kuid Jeruusalemm on suur linn. Hansul on kodus parimad joogid. Bill ei joo, Hans aga armastab konjakit. Me joome ja seejärel unustame end. Palun ärge vaadake mind nii karmilt. Ma ei tapa kedagi ära. Billil oli ka teisi, kui ma olin New Yorgis. Ta isegi tutvustas mulle oma endist armsamat. Te olete mulle oma armastuse võlgu. Võlgu? Ma ei ole kellelegi midagi võlgu. Kuid mulle jäävad sellegipoolest meelde need 2 erakordset tundi, mis ma teiega koos veetsin. Kui äkitselt ei oleks läinud valgeks, oleksime võib-olla lennuk ei ole õige koht armastamiseks. Liiga tülikas, ülimalt ebamugav. Ega te ei tahaks minuga koju tulla? Mul ei ole tõesti enam aega. 2 mehest on mul enam kui küll. Peale selle võtan ma ka heebrea keele tunde ning see võtab palju aega. Kuid me ei tarvitse lahkuda võõrastena. Igal mehel, kes on meid ühe korragi suudelnud, on koht mu südames. Ma ei unusta midagi. Hiljuti olin ma voodis ning mõtlesin teie peale. Kas pole inimene kummaline olend? Ei no tõepoolest. Vägagi kummaline. Ma olen kindel, et te mind mõttesse ajatate. Te nimetate mind kindlasti hooraks ja muude selliste nimedega. Aga uskuge mind, teil ei ole õigus.
ma olen omal kombel Pillile truu ja Hansule ka. ma ei peta kumbagi neist. ma näen end täielikult mõlemal. kuid tänapäeva inimese nina on keeruline. kui ma olen Pilliga, olen ma tema päralt ihu ja hingega. ning kui ma olen Hansuga, olen ma täiesti tema oma. igal mehel on oma lähenemine, oma stiil ning on väga huvitav näha, kui palju individuaalsust on lihtsas armastamise tõsiasjas. Pill näiteks ei räägi vahekorral sõnagi. ta on vait, ta tahab, et toas oleks pime või vähemalt hämar. ta on seejuures täiesti tõsine. kui ma ütlen mõne sõna või teen nalja, siis ta ütleb, et see häirib teda. Hans on täiesti vastupidine. ta räägib sellist mõttetust, et ma pean kogu aeg naerma. temal on armastusakt seotud huumoriga. mulle meeldib tema kergemeelsus. mind erutab eriliselt, et kõik see toimub sellises pühas linnas nagu Jeruusalemm. kuid ma olen kindel, et Jumalal ei ole selle vastu midagi. tal on kogu maa vaid tolmukübeke ning meie inimesed vaid bakterite sülel. kelle asi see on, kuidas bakterid paaruvad? bakterid ei paaru, bakterid poolduvad. ma ütlesin seda nüüd näitena. tegelikult pole ju mingit Jumalat. selles olen ma täiesti veendunud. kui Jumalat ei ole ja kõik on juhus, mis saab teil siis olla Hitleri vastu? miks ei oleks võinud ta teha seda, mida ta tahtis? Hitler oli elajas. kas teie saaksite olla Hitleri armuke? küll teil on naljakad mõtted. kas poleks huvitav üks öö temaga veeta? oh, ma ei ole kunagi selle peale mõelnud. sellegipoolest, kui te istuksite temaga ühes lennukis ning oleks pime ja te oleks tekiga, kas te ei tunneks huvi, kuidas selline mees armastab? olete te täna alles sarkastiline? ei, Hitler ei ole absoluutselt minu tüüp. enne prooviksin ma Mussoliniga. räägitakse, et tal olevat olnud tuhandeid naisi. ta olevat saatnud agente mööda kogu Itaaliat laiali, et need talle otsiksid naisi. ning ta ei olevat üldse valinud. Teiega on midagi juhtunud. minuga ei ole midagi juhtunud. aga minu rahvaga on juhtunud suur tragöödia. Jumal valis meid välja kõigi rahvaste seast. ja ta tahtis, et me ei teeks nende nurjatusi, kuid peaaegu kogu aeg. vähesed erandid välja arvatud. oleme teinud sedasama, mis tegid tagakiusajad. kas te olite juures, kui Jumal meid välja valis? kogu selle jutu võtate te piiblist ning piibel on raamat, nagu muudki raamatud. inimesed on selle kirjutanud, mitte Jumal. ma ei ole asjatundja piiblialal, aga piisab paari lehekülje lugemisest, et näha, see on inimeste töö, inimeste jutt, inimeste mõtted. Teie Jumal vaatab sama ükskõikselt pealt, kuidas hävitatakse Iisraeli, nii nagu ta vaatas ükskõikselt, kuidas hävitati getod Poolas. võib-olla on see tõestigi pedutõe. ei teie ega mina ei ole taevas olnud. ma pole veel nii vaba, et mul poleks põrmugi kahtlusi. aga kui ma teaksin, et Jumalat ei ole või Jumal on olemas ja ta seisab Hitleri poolel, ei tahaks ma olla nendega, kes sallivad tapmist, valet, pettust, vargust, vägivalda. kui inimese osaks on teenida ebajumalaid, tahan mina teenida iidolit, kes vastaks minu arusaamadele ja maitsele. mitte ka ebajumalat, kes äratab minust vastikust tunnet 24 tundi ööpäevas. milleks üldse teenida? mina ei teeni kedagi. teenite küll. kõik teenivad. Teie ja teiesugused ajavad taga lõbusid, siis pole kellegi lõbutud.
Teie taolised lasevad teha operatsioone, et nina oleks lühem. Teie ja teie taolised peate juba ette kaotatud sõda vananemise ja kortsude vastu. 100 000 teie taolised on andnud oma elu kommunismi, natsismi ja teiste ismide nimel. Iga tobe loosung, iga õõnesteooria nõuab teilt ohvreid ning kunagi ei ole puudus vabatahtlikest, kes toovad ennast ohvriks. Iga uus leiutis nõuab arutult ohvreid. Auto on tapnud miljoneid inimesi. Lennuk on surmaingel. Alkohol tapab miljoneid inimesi. 100 000 naised surevad abortide tagajärjel. Arutud mehed ja naised surevad ja on surnud suguhaigustesse. Iidol, mida mina teenida tahan, on elu, tõe ja ustavuse iidol. Ta ei nõua mingeid ohvreid. Ainus, mida ta tahab, on see, et me rajaks oma elu teiste inimeste õnnetusele. Kas see kõik tähendab, et te tahate saada vagaks juudiks, nii nagu need, kes käivad siin pikas kaftenis ja oimulokkidega ringi? Jah, just seda. No, siis ma soovin teile õnne. Aga see on tuju, see ei kesta teil kauem kui paar päeva. Kõige enam paar nädalat. Ma ei saa enam kunagi teie taoliseks inimeseks. Ma ei saa enam kunagi teie taoliseks inimeseks. Ma ei saa enam kunagi teie taoliseks inimeseks. Meer vaikib sulagi, poolab sellest vaadanud siit ja ees. Sul hääletama veel, hüüan näed vikerkaarele veel. Lähen koju,
voolab sees vaid siit ja ees. Sul hääletuna veel, hüüan mäed vikerkaarele.